ma jagan sulle täna ühte lugu, mis mõjutas minu ärevust ja depressiooni väga suurel määral. See lugu ei ole minu lugu. See lugu sai alguse minu vanaemast. Minu vanaema armus naabripoissi. Ja ka naabripoisil oli samaaegselt 2 tüdrukut. Minu vanaema ja teine naabritüdruk. Ja mõlemad jäid ootama beebit. Ja minu vanaisa pidi tegema valiku, kumma ta valib, kas minu vanaema või siis teise tüdruku. Vanaisa vanemad ütlesid, et vali see, kellel on majanduslikult heal järjel. Siis on su elu lihtne ja kerge. Ja minu vanaisa tegi selle valiku. Ja minu vanaema, kes ootas minu isa, sai meeletu suure šoki, trauma ja väga suure leina. Ja valu, et teda ei taheta. Sellepärast, et tal ei ole mitte midagi. Ta ei ole materiaalselt kindlustatud, tal ei ole raha, tal ei ole seda, mida teistel on. Ehk siis kogu see šokk ja trauma oli minu isas. Ja kui mina sündisin, siis sain mina selle trauma endale kanda. Minu isa on tänaseni antidepressantide peal ja ta tunneb ennast väga halvasti ja tal ei ole elujõudu. Kui mina ärkasin, olin 40 ja ma olin samas kohas. Mul ei olnud elujõudu, ma magasin ja ma ei teadnud, kuidas siit olukorrast välja tulla. Minu näidud olid kõik korras, et ma võiksin elada ja särada, aga reaalsus oli teine. Ja ma otsustasin selle koodi muuta, sest elu viis mind täpselt sinna kohta, kus ma sain hakata vaatama, mis toimub minu sees ja kuidas neid tundeid ümber transformeerida. Nii et ma hakkasin endaga tegelema ja hakkasin vabastama kogu seda valu. Kõik see valu ja lein ja stress, mida siis tegelikult minu vanaema, minu isa ei osanud vabastada, oli vaja vabastada mul, et mina saaksin täielikult vabaks sellest loost ja sellest energiast, et mina saaksin elada oma elu nii, nagu mina seda soovin. Jagan siia veel seda kohta, et ka kogu minu elu oli olnud kuni 40. eluaastani täpselt sama koodi all. Ehk siis ma kandsin täpselt seda tunnet, keegi ei taha mind, keegi ei armasta mind ja kui keegi armastab, siis ma pean olema edukas, rikas ja veel selline ja selline, et mul puudus täielikult see enda olemise koht ja arusaamine, kes mina olen ja millist elu mina tahan. Nii et minu elu sai uue alguse, kui ma hakkasin iseendaga tegelema ja see oli üks koodidest, mis tuli ära muuta, et ma saaksin tagasi oma elu energia, ma saaksin tagasi oma elu. Nii et ma vabastasin iseendast selle trauma ja elu hakkas muutuma. Eluenergia tuli tagasi. Selle lahendus oli siis see, et ma vabastasin ära ka kõik hirmud, kõik stressid, et mind ei armastata sellisena, nagu mina olen. Mind ei taheta sellisena, nagu mina olen. Ma pean olema edukas, ma pean olema rikas, siis alles mind tahetakse. Ehk siis see tingimus. Ma vabastasin kõik iseendast need koodid ära. Ja õppetund, mille ma sain, oligi see pool, et raha ja armastus on 2 eri asja. Raha on raha, raha on omaette väärtus ja mina olen omaette väärtus ja armastus on armastus. Ma lahutasin kõik need koodid ära, et ma sain aru, et rahal on oma väärtus, minul on oma väärtus ja mina olen vaba ja sõltumatu raha väärtusest. Ja ma luban endale ennast armastada täpselt sellisena, nagu mina olen. Ma ei pea enam olema edukas, ma ei pea tegema asju raha pärast, ma ei pea olema materiaalselt rikas, et keegi mind armastaks. Ma võin olla täpselt selline, nagu mina soovin. Ja see on mulle tagasi toonud minu energia ja minu
minu rõõmu ja minu sära, nii et ma säran täna maa peal ja jagan kõigile inimestele neid koode, et ka kõik teised inimesed saaksid olla vabad ärevusest, depressioonist ja olla nemad ise. aitäh!